Inimesed, kes arstiks õpivad, arvestavad vist juba üsna varakult, et surm kuulub nende eriala juurde, kuigi igapäevaselt lähevad nemad võitlusesse inimese pikema ja tervema elu nimel. Kuid on olemas elukutse, mille esindajad juba eos peaksid arvestama, et ükskõik kui palju nad ka ei püüaks, tõenäosus, et nende ametiga kaasneb kellegi tahtmatu surm, on väga suur. No ma olen näinud televiisorist viimasel ajal, et kaameramees on väga ohtlik olla, sest seal kogu aeg teda tahetakse ka lüüa. Kui sageli on ette tulnud seda, et tänu teie tööle on mõni inimene surma saanud? Kahjuks või õnneks seda ei ole mitte kunagi juhtunud. Kõige halvem pool, mis saab olla juuksuritöös, on, ma arvan, klientidele viga tegemine. Selles suhtes võib-olla seda ei saa nimetada nii algaja juuksuri ainult ebapädevuseks. Ma arvan ka juuksuri, kes on hästi kaua seda tööd teinud, võib-olla kõrvalõikamine. Alati võib olla muidugi erandeid, aga no tõepoolest. Tõenäosus, et nende ametitega kaasnevad inimeste suremised, on siiski üsna väike. Ma annan teile vihje, milline amet kaasab endas kõige rohkem tahtmatuid inimeste hukkumisi. Midagi pole parata, eks varem või hiljem juhtub jälle nagu nii midagi. Sellega juba nagu leppinud. Vedurijuhi amet tundub olevat selline mõnus töö. Istu aga oma vagunis, vajuta nuppe ja naudi vaadet. Ometi peavad just selle ameti esindajad arvestama, et selleks ajaks, kui nad pensionile jäävad, on nende juhitud rongi all hukkunud nii jalakäijaid kui ka autojuhte. Selliseid tõsisemaid on mul 3-4 vastu. See on kokkupõrge siis kas autoga või inimesega. Surmaga lõppenud õnnetusi on 6 või 7 isegi, et ma ei mäleta täpselt, aga jah, just seal 6 või 7 on neid, on surmaga lõppenud minu. Ma annan vilet ja teen kõik, et nad märkaks rongi, aga esimene inimene jäi mul rongi alla siin samas ülesõidul. See on auto ülesõid? Jah, see on Valdeku tänava ülesõid. Vihma sadas, ta tuli siit poolt, sõbrannaga koos, vanem naiste rahvas. Mina olin siis abina, töötasin, olin taga kabiinis, vaatasin rong ei seisma järsult, pidurdas. Ja pidurduse ajal vaatasin peeglisse ja siis nägin, kuidas inimene lendas nagu siin ühest teeservast teise niimoodi mitmeid meetreid läbi õhu. Tihe vihmasadu oli, ta kõndis, vihmavari oli niimoodi näo ees. Ta peaaegu juba jõudis üle rongi eest. See oli 2004. aastal, jah, see oli märtsikuus vara kevadel. Lumi oli veel ja libe ja seda küll, aga... Ja ma sõitsin Tartu poole rongiga, jah, ja Vägeva ülesõidu sõitis piimaauto ette mulle rongile täpselt 10-sse. Nii et sellest autost ei jäänud mitte midagi järgi. Veduri esiautos oli ka muidugi täiesti puru, ja ma jäin ka ise imekombel ellu, et seal palju puudu ei olnud, et mina ja abi oleksime surma saanud, jah. Seal oli väga napikas. Esimene ohtlik ülesõit hakkab nüüd kohe varsti paistma. Tihti keeratakse siit poolt niimoodi otse rongile ette, nagu samamoodi need suured autod tulevad siit vasakult poolt ja sõidavad tükk aega rongiga paralleelselt ja siis alles pööravad ja märkavad tavaajast alles siis seda rongi. Siin on juhtunud nüüd aasta jooksul 2 rasket õnnetust veoautoga. Mõlemad õnnetused olid traagilised, lõppesid autojuhi surmaga. Ja siin mõned aastad tagasi oli kaks noort inimest samamoodi siin ülesõidu jätsid elu. Ja ükskõik kui tähelepanelikud või hoolsad need vedurijuhid ka poleks, varem või hiljem tuleb neil seista silmitsi faktiga, kus keegi nende rongirataste all hukkub. Üldiselt ma ei mõtle selle peale. Ma tulen tööle, ma mõtlen ikkagi, et mu töö on rongijuhtide inimesi vedada.
ega keegi meist ei lähe ju hommikul näiteks, ei lähe liiklusesse autoga, et keegi võib jääda vöötrajal alla või keegi ei mõtle, see hakkaks elu segama lihtsalt. Võib-olla ma olen võib-olla tuim selles suhtes, aga ma selles suhtes nagu tugeva närviga inimene, et mulle see väga sellist vapustavat mõju ei ole avaldanud, et mul oleks vaja mingit psühholoogi või sihukest asja, et ei ole. Ma võtan seda nagu mitte paratamatust, aga no ikka juhtub, mis ma teha saan, eks ole, ma ei hakka ennast aletsima ja süüdistama, eks ole, on ju nii. Loomulikult, seda tööd ei olekski võimalik teha, kui kogu aeg ainult mõtleks, millal see jälle juhtub. Eelkõige on ta ikkagi elukutse nagu iga teine ja nii mõnigi vedurijuht peidab endas hoopis tõelist romantiku hinge. Oskagi seda seletada, siin sa näed kogu aeg seda aastaaegade vaheldumist ja kuidas sa suvel hommikuti lähed linnast minema, sõidad välja, vaatad, Järvevana tee on kõrval, inimesed lähevad tööle kuskil oma kontoritesse või kuhu, aga mina sõidan nagu ära. Rahutunne tuleb hinge kuidagi.